no nüüd teeme midagi väga igavat väga pikalt, et laps on, ütleme, joonistanud mingi pildi. Ta on väike laps, ta ei oska veel arvutis joonistada või on eelistanud paberit. Ja kuidas me selle pildi nüüd saame oma mängu tegelaseks, ütleme, meil on siin tegelane ja loss. Ja me tahame, et selle tegelase ja lossi vahepeal oleks mingi koletis, kes põhjustab meile vastuseisu, mingi ohtu, ja me valime, mis koletisi me paneme. Minu idee oleks, et praegu panna see üks teine koletis, selle, mis Hugo joonistas, see väiksem, ei, mitte väiksem, vaid see selline. Ja siin on see nagu ta, loodan, et on näha, et ta sellist koletist, ma küsisin, et kas oleks võimalik teha üks koletis, mis on siis takistuseks selle lossi ja mängi vahel, selles lossi osas. Ja sellise koletise see noor arvutimängude kunstnik mulle siis joonistas. Ja nüüd on see raske vastik osa, kus see tuleb saada siit kätte, nii et see kõik jääb ilus. Selleks see kimpis on ja me peame teda kopeerima uuele layerile kuidagi. Ja uus layer peab olema transparent ehk läbipaistvalt. Ja nüüd siin on ja mingid need kuidagi saa seda teha igal juhul. Kopeerisin nüüd, kui siit ära kustutada kustukaga, mingi imelik kustukas ka, siit ära kustutada kustukaga, siis jääb see läbipaistev, nagu mis on siis halliruuduline siin jääb taga näha. Aga me proovin selle kõik nüüd korraga siit kuidagi fatsi selektiga saada, et ma ei peaks nii palju seda käsitsi kustutama. Ja täitsa lahe, täitsa hästi jääb, et selle viga on muidugi, et jääb igast asju jääb siia külge, et sellist paraku tuleb teha sellist kunstitööd, mis ma tean, et paljudel on tuttavam, muuhulgas minu lastel on see tuttavam, kui see arvutimängude maailm võib-olla on see joonistamine ja kunst ja see, aga ma ise ei ole kuigi tuttav jälle sellega. Ja siis ma tellin seda kunsti nagu sisse, näiteks lastelt. Ja et saada see enam-vähem, ei viitsi teda võib-olla päris ilusaks iga poolt teha. Selline koll tuleb vastu mängus varsti. Ja paneme ta layer, crop to content tuleb otsis, nii. Crop to content. Ja teeme siit, nii et ta oleks ilusti cropitud õiges, või et ta ei oleks lihtsalt suurem. Kui seal on mingi puru kuskil, selle saab hiljem ka imaldada selle GameMakeris joonistusprogrammis, et kustutan ääred ära, et ta oleks äärteni igalt poolt. Mingi varvas ka oleks, aga no ei ole midagi, pole hullu. Natuke ei sega kedagi, me ei ole stuudios päris, ja miks ta ei cropi mul seda image crop to content on nii, vot niimoodi. Ma võin layerite kuidagi ja ma arvasin natuke valesti. Nii, ja nüüd me salvestame selle ära. Hugo Mai näiteks maikuus. Ja nüüd ma eksportin ta sinna kolliks, on ja. Export PNG toetab seda taust, läbipaistvat tausta, et see halliruut on tegelikult läbipaistev. hugomai.png export, siit saab veel valida mingeid seadeid, aga me neid praegu ei puutu ja lihtsalt läheb sinna data kausta on ja kollid seal kaustast. Ja nüüd, et saada see GameMakeris kätte, me teeme uue spraidi jälle. Vaatame, meil ei ole
eraldi kausta praegu nende kollide jaoks, teeme lihtsalt uue spraidi. Nii, ja impordime selle siis sealt, kus me jäi see hugomai.png. Nii, see on meil nüüd 2 miili kõrge, meil oleks vaja, et ta oleks natuke normaalsema suurusega. Siin on igast säbru ka. Ja aga me paneme talle suuruseks, no me ise oleme üsna väiksed, no teeme 10 korda väiksemaks. Ja 10 korda väiksemaks me teeme ta siit scale in percent 100 asemel paneme 10%. Nii. Nüüd suke koll, ütleme, tuleb vastu. Siit võime seda puru veel ära korjata. Et no lõplikus faasis siis puru võib täiesti ära korjata. Mingi puru võib jääda. Ei ole probleemiks. Ja nüüd me teeme objekti, siis, mis sisaldab seda kolli pilti. Create object, sprite. Ja nüüd ma mäleta, mis nimega ma selle sprite'i tegin, kuskil siin all on sprite 67. Objekt koll level 5. Ja paneme ta näiteks kollide kaustega. Nii. Ja nüüd paneme ta ruumsi. Ja vaatame, kui suur, kuidas see kogemus on, siis teda kohata seal. Et ta on ikka suurem, no et ta seal kohe alguses võib-olla ei figureeri, aga millalgi tee peal ta tuleb meile vastu ja põhjustab midagi. Põhjustab ohtu meie elule näiteks. Ja ta võib ka midagi teha, midagi liigutada käsi või jalgu või ta võiks olla, muidugi ta võib teha ka suuremaks, aga praegu tegin ta meist kõvasti suuremaks. Muutame natuke see mäng laeb. No see on see engine'ite puhul natuke tüütu mõnikord, et mida suuremaks see projekt läheb, seda aeglasemalt nagu aeglasemalt tegutseb, jah. Aga ta on nii suur koll, ütleme, võiks tulla millegi vastu. Me peame selle hävitama. Et need võib olla ka mitte, ta võib nagu ka vaikselt hüpata midagi, maanduda, et no me peame ta kuidagi animeerima. Et selline tüütu töö ja on neid välja lõigata, aga väga kaua nagu ei läinud, mõni minut ja on siuke vastane tulemas meile vastu millalgi, kes meid hakkab ohustama. Et ma alguses mõtlesin, ma peenelt viimistlen selle mängu mingi tippgraafikaga ja teen ise graafika hästi täpselt peenelt, aga ma taipasin, ma ei suuda seda teha. Et see ei ole minu asi, mida ma tahaks ka väga teha ja miks mitte siis teha mäng natuke lihtsam, lapsikum, võtta lihtsalt lastelt see graafika, mida nad ka pakuvad. Ja teha mäng lihtsam, lapsikum ja koll ongi suke lapse tehtud koll. Nagu siin kuskil, kus meil see oli level 3, see on ka üks suke koll, et lapse tehtud koll lihtsalt. Et selline koll ongi, nagu lapse tehtud lihtne koll. Ja jääbki sisse sellisena. Et miks mitte? Et jah, et see graafika osa on selline lapsikene tuleb, need kollid vähemalt. Üks koll siis võib-olla veel kuhugi panna, aga võib-olla juba tulevasse osadesse. Kimp meil siin ja lahti. Open an image file ja midagi meil siin on küll. See laps nüüd värvis selle ära, selle lohe ja jah, et see on juba rohkem tasemel võib-olla vanema lapse tehtud kunst ja seda me saame kasutada aga võib-olla mingis osas, kus see taust on nagu hele ja siis tuleb see tume koll, et praegu selles osas see taust jääb tumedaks ilmselt. Ja selline kunstijutt, mis minu jaoks on üsna igav, aga kus kõik inimesed Tallinnas ja on, tegelevad mingi kunstiga hoopis. Selles mõttes arvutimänge pelada suurtel kiirustel joonistavad rahulikult mingi kunsti, et me peame kuidagi lähenema ka sellele maailmale ja
ja kus need visuaalid on ilusad, need aeglased visuaalid, kiired visuaalid, et see animatsioon siis justkui peaks liitma selle kunstnike ja arvutimängude maailma omavahel. Ja animatsiooniga tuleb näha natuke vaeva ja peab mõtlema läbi, et siin ei ole lihtsalt, et mitte animeerid ära, et teeb midagi, vaid need, kuidas see mängu seisukohast ka on, kas ta näiteks hüppab üles alla ja siis mingil hetkel ründab või et see animatsioon on ka seotud nagu tema loomusega kuidagi. Et ma lihtsalt niisama pean selle veel läbi mõtlema. Aga nii palju ma just täna jälle jõudsin teha seda Kostania platvormilist. Aitäh, et tundsite huvi.